Tervitused teile, mu head kuulajad ja vaatajad. Tänane video saab olema teemal sinu personaalne aastanumber aastal 2025. Tegu on numeroloogia videoga, kus vaatame lähemalt, mis energiat on sind numeroloogiliselt ees ootamas. Et teada saada, milline on sinu personaalne number sellel aastal, on vaja teha üks arvutus. Nimelt on vaja liita kõik numbrid kokku. Sinu sünnipäev ning aasta 2025. Toon teile paar näidet. Näiteks 18 aprill ja lisama veel otsa 2025. Saame tulemuseks 22. See tähendab, et antud inimese personaalne number on 22 ja see on ka meistri number ning seda enam kokku ei liida. Toome teise näite. 25 veebruar ja lisame 2025. Saame tulemuseks 18. Nüüd liidame 1 ja 8 omavahel ning saame tulemuseks 9. See tähendab, et 9 saab olema personaalaasta number aastal 2025. Meistri numbrid 11 ja 22. Kui saate need tulemuseks, siis neid edasi ei liideta. Need on meistri aasta numbrid. Ja võite kuulata kõiki neid numbreid ka takkajärgi, et siis näha, kuidas mingid numbrid on teid siis aastatega mõjutanud ja millist mõju iga aasta olete ka ise kogenud. Aga hakkame siis pihta. Kui sinu personaalaastaks on number 1, siis sind on ees ootamas uued algused. Selleks võib olla ka esimese lapse sünd, uus elukoht või töökoht või ka suhe. Kuna tegu on number 1, see tähendab, et 1 on nagu üksik number ehk ta on üksi, mis muidugi ei tähenda seda, et sa peab olema üksildane, aga tuleb nagu sellel aastal iseseisvalt ja üksi toimetada ja ka hakkama saada. Et pead nagu endale rohkem lootma kui teistel aastatel ja pead ise nagu organiseerima ja asju ajama, et asjad hakkaksid nagu edasi liikuma. Et ole julge ja pealehakkaja ja sa saad hakkama. Aga kuna aasta 2025 on selline lõpetamise aasta üleüldiselt, siis kõik need uued ideed, mis pähe tulevad sel aastal, ma soovitaksin, et pigem edasi lükata. Kui sinu personaalaasta numbriks on 2, siis see aasta saab olema selline meeskonna sotsialiseerumise ja koostöö tegemise aasta. Et kui number 1 eeldab rohkem sellist iseseisvat toimetamist ja tuleb ise üksi nagu rohkem hakkama saada, siis number 2 on see, kes ütleb, küsi julgelt abi, sa ei pea kõike üksi tegema ja siit soosibki see, kui sa kaasad teisi inimesi oma tegemistesse. See on hea aasta tugevdada ka suhteid oma nii perega, kaaslasega, töökaaslastega või ka sõpradega. Ja intuitsioon võib olla ka tugevaks märksõnaks, see tähendab seda, et sellega tuleb nagu rohkem tegeleda, iseennast tuleb ka rohkem kuulata, et intuitsioon juhib teid ka rohkem siis aastal number 2. Kui sinu personaalaasta numbriks on 3, siis see saab olema niinimetatud superaasta, mis tähendab seda, et aeg on elu nautida. Loomingulised energiad, soov rohkem inimestega ka suhelda. See sisemine laps särab sel ajal, et sisemine laps tahab ka rohkem poputust saada ja teie kurgutšakra on rohkem aktiveeritud, sest te olete valmis nagu suhtlema või te otsite ka rohkem selliseid võimalusi teistega siis koos olla, suhelda, sotsialiseeruda, midagi nagu lõbusat koos teha. Et soodustatud on igasugused lühikesed reisid, ka rohkem sellised kultuurilised reisid ja võite saada ka kutseid suurematele üritustele või pidustustele, et selleks võivad olla kas pulmad, juubelid ja nii edasi, et hästi selline mänguline, põnev, loominguline aasta. Kui sinu personaalaasta numbriks tuli 4, siis see saab olema väga tugeva töö tegemise aasta energiaga. Et kohustused ja eesmärgid siis nõuavad hästi palju tähelepanu ja sel aastal tuleb olla ka hästi selline distsiplineeritud, organiseeritud ja pühendunud. Et see meenutab mulle osaliselt ka kaljukitse energiat ja tuleb siis nagu tasapidi ülesmäge end üles töötada.
et see on siis vundamendi loomise aasta, et vundament peab olema tugev, vastupidev ja kauakestev. Muidu variseb kõik kokku, mis sa peale ehitad, et see on hästi oluline aasta selleks. Kui sinu personaalaasta numbriks sai 5, siis see aasta saab olema täis muutusi, ootamatusi, et võid kogeda hästi palju erinevaid kogemusi ja sa võid tunda vajadust murda mustreid, eriti neid, mis on nagu põlvest põlve edasi kantud, aga need kuidagi enam ei teeni, vaid pigem nagu piiravad ja lükkavad puuri. Et sa tunnetad sellist janu nagu vabaduse järgi, et vabaneda ahelatest. Uued hobid, kolimised näiteks ka teise riiki või siis reisid kas astraalselt, spirituaalselt, läbi unenägude või siis füüsiliselt, et on nagu suurem huvi siis võib-olla teiste kultuuride vastu ja võimalik on ka uue keele õppimine. Ja see on selline siis mugavustsoonist väljaastumise aasta. Kui sinu personaalaasta numbriks sai 6, siis selle aasta fookusteks võivad olla armastus, kodu, harmoonia, lapsed või tervis. Mõned teist võivad saada ka teise või kolmanda lapse sel ajal. Et toimuvad ka muutused koduga seoses, kas võivad olla siis rohkem kohustusi või remont tulemas või ka elukoha siis muutus. Ja teie toidulaud võib muutuda, et te tunnete võib-olla vajadust värskendada, muuta tervislikumaks või täiesti muuta oma menüüd totaalselt, kuna see enam ei teeni. Töö, eraelu tasakaal saab olema ka hästi oluliseks, sellepärast et hakkate rohkem jälgima ka oma vaimset tervist. Kui sinu personaalaasta numbriks sai 7, siis tegu saab olema spirituaalsema ja otsimise aastaga. Selline eraku energia, introvertsus võib olla tugevdatud, et soovid olla rohkem omaette ja teha uurimustööd mingi teema kallal. Et osad teist võib-olla käivad ka koolis ja te peate oma energia ja fookuse panema kas kooli lõpetamisele, uurimustöö tegemisele või ka mingi suuremat sorti eksam võib tulla. Siis on midagi vaja nagu ära lõpetada. Ja see on hästi aeganõudev, sellepärast te ei saagi oma energiat jagada igale poole, vaid te peate nagu endaga olema, üksi olema, et siis te saate ka selle ära tehtud. Ja selline hästi suur, tugevalt sisemiselt kasvamise aasta. Kui sinu personaalaasta numbriks sai 8, siis see on väga hea aasta just rahaliselt, et võivad tulla uued võimalused raha teenimiseks. Uusi tööpakkumisi võib tulla ja selline külluse aasta, et see aasta eeldab ka teilt sellist palju panustamist ja töö tegemist, aga te saate ka nagu autasu. Ja tunne on ka selline suhteliselt hea ja võimas ja teis on see jõud olemas ja seda jõudu ja energiat siis kasutage targalt. Ja kui teie aasta personaalnumbriks sai 9, siis nii nagu 2025 on ka sinul selline hästi tugev lõpetamise aasta. Et võid olla tugevalt puudutatud just selle aasta energiast rohkem kui teised numbrid. Et tuleb ära lõpetada kõik need, mis vajavad lõpetamist ja ära alustada millegi uuega. Just eriti need ideed, mõtted, mis tulevad nagu pähe aastal 2025, et oota nendega. Mõned teist võivad jääda ka esimest korda lapseootele ja sünnitada. Või lõpetada ka kool, praktika või töökoht, et nagu teete ruumi uuele, et vana peab eest enne ära minema, vana peab ära lõppema ja toimub selline suur puhastus. Võib olla ka oma kodus, et viskate minema enam asju, mis enam ei ole vaja, ei teeni teid ja valmistate siis uue pinna ette. Ja hea on võtta ka kokku viimased 9 aastat, et vaadata, mis olid võidud, kaotused ja mida õppisid. Ja kuidas siis näete edasi uut peatükki oma elus. Ja kui sinu personaalaasta numbriks sai 11, siis tegu on meistriaastaga. Ta natuke on ka sarnane number 2-le, aga sinu kogemused võivad olla veelgi tugevamad just nagu spirituaalses võtmes. Et sisetunne on hästi tugev, sellega on vaja tegeleda, ennast on vaja hästi palju kuulata, võid saada ka hästi palju kanaldamisi või vastuseid, just mis puudutab siis sinu elumissiooni selles elus ja võid kohtuda
samal teekonnal olevate inimestega, kes jagavad siis sarnaseid kogemusi. Et oled rohkem ühenduses kõrgema minejaga ja võid saada siis hästi palju nägemusi, unenägusi ja märke universumilt. Kui sinu personaalaasta numbriks sai 22, siis tegu on teise meistriaastaga ehk siis meisterehitaja. Mis iganes asja kallal sa ei tööta, sa ehitad midagi, mis on mõeldud nagu edasi ka järgmistele põlvkondadele. See on tugev alustala ja sul on nagu mingid teadmised ja oskused olemas just nagu meistri tasandil, mida tuleb ka edasi anda teistele. Et sind on valitud välja selleks ja tuleb pühenduda selle nimel ja seda ka hiljem märgatakse. Ja sellised on need energiad ja palun jagage ka kommentaaridesse, kuidas ja mis kõnetas või on äkki teil midagi veel lisada. Ja siis me kohtume järgmises videos ja ma soovin teile kõike head aastaks 2025. Tšau!